Tere! Hea meel teid siin kõiki näha. Mõned aastad tagasi, või oli see mõned aastad juba mõned aastad tagasi, kui ma arvasin, et mul on töö tegemise vastu allergia. Ja see võib tunduda nali ja arvatavasti see oligi nali, aga ma olin käinud erinevatel arstide juures, tehtud kõikvõimalikud uuringud ja näidud olid justkui korras, aga tõdesime koos arstiga, et aga midagi on viga. Mis see on, seda ei tea, iga kord kui tööle lähen, siis need ilmingud hakkavad süvenema või esile tulema rohkem. Ja need ei olnud üldsegi lihtsad asjad, vaid päris sellised keerulised. Ja siis ma mõtlesin, et arvatavasti mul on töö tegemise vastu allergia, et mingit muud seletust siin ei ole. Aga siis see arst küsis mult, et kuidas sul töökeskkond on, kuidas su töö tegemine on, kas sa oled tihti stressis või kas sa puhkad? Ja siis ma ütlesin, stress, mis mõttes töö tegemine ikka käib ju üles-alla, on vahepeal rohkem stressi, vahepeal vähem ja mis sa mõtled sellele, et kas ma puhkan? Aga see küsimus jäi, ma arvasin, et ma puhkan ikka. Ja see küsimus jäi tegelikult minuga tuli kaasa ja ma mõtlesin, et mida tähendab puhkamine, mida ta selle all mõtles. Ma ju ikka puhkan, on ju, meil seadused ütlevad, et on puhkepäevad ja mul on ka ju need vabad päevad, puhkan. Aga kuna mu töö käis minuga igal pool kaasas, see töö käis muga igal pool kaasas ja kui vahepeal tuli midagi kiiret, siis tuli see kiirelt ju ära teha ka, et mis see väike asi, et see ju ei ole midagi, teed kiirelt ära, siis on tehtud ja siis on sellega korras. Ja millegipärast tänapäeval me usume seda, et me peame kõiki kiiresti ära tegema ja me peame kõik täiuslikult ära tegema ja me peame olema 24/7 kättesaadavad. Ja puhkus on nõrkadele. Ja me ise loome sellist rütmi, mis on nii intensiivne ja nii kiire ja ilma pausideta ja kõigile. Et millegipärast me kiidame ja imetleme seda, kui me ütleme, et kuidas sul läheb, ütleme kiire on ja me ütleme, et siis sa oled edukas, et siis sul läheb päris hästi. Ja tegelikult on ju tore, et meil on tööd ja et meil on mida teha, aga see kuidagi see mõtteviis, et kiire tähendab, et on edukas ja kui ma olen kogu aeg kättesaadav, et siis on hästi. Ja isegi kui me seda kõike kõva häälega välja ei ütle, aga see, kuidas me elame, see tegelikult räägib kõvemini sellest, mida me usume. Ja kui pikk lugu nüüd lühidalt kokku võtta, siis mu tervis andis märku, et midagi on väga paigast ära. Aga ma ausalt öeldes ma ei osanud ise midagi ette võtta ja arstid ei osanud ka midagi ette võtta. Ja mis sa siis teed? Siis sa lähed oma looja juurde ja ütled, et Jumal, sina oled mind loonud, sina tunned mind kõige paremini ja sina saad minuga hakkama. Palun, aita mind. Ja see oli üks inimene, kellega ma ei olnud päris pikalt suhelnud, ta saatis mulle ühe sõnumi. Ja ütles, et oli palves Jumala ees ja ta koges, või ta nägi sellist pilti, et Jumal tuli minu juurde ja pani oma käe mu peale ja ütles elu. Ja kui ta selle sõnumi saatis, kui ma seda sõnumit lugesin, siis ma ütlesin, et ma võtan selle vastu, sest ma olen nagu see veritõbine naine, mul on seda vaja, mul on seda sõna vaja. Ja ma võtsin selle vastu ja ma läksin Jumala juurde, et Jumal, ma saan aru, et midagi on mu elurütmis valesti, aga ma ei oska seda muuta ise, mul on vaja sinu abi. Ja Jumal hakkas mulle vaikselt, hellalt tutvustama sabatit. Ja
ma olen selle sabati teemaga nüüd mõnda aega juba käinud, seda uurinud ja väga palju mõtisklenud ühe külje pealt ja teise külje pealt. Ja Jumal näitas mulle ühe külje pealt, mida ma siis proovin nüüd siin edasi anda. Nii et tulge muga kaasa. Ja lähme algusesse, kõige algusesse. Ja me loeme päris palju piiblit täna, nii et kui sul on piibel kaasas, siis võta see välja ja lehitse kaasa. Aga lähme loomisloo alguse juurde. Ja 1. Moosese 2. peatükk ja 1. kuni 3. salm. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Ja siin 3. salmis ütleb, et eesti keeles, et ta pühitses seda. Inglise keeles ütleb, et ta tegi selle päeva pühaks. Mõlemad on see, et Jumal eraldab seda enda jaoks, aga see päev on püha. Ja ta ütleb, et ta õnnistas seda päeva. Ta õnnistas seda päeva ja tegi selle pühaks. Siin on öeldud seda, et ta tegi ühe päeva pühaks. Ja kui ma nüüd lähen siit natukene tagasi 1. Moosese 1. peatükki ja kui ma vaatan seda, et mida veel Jumal õnnistas, siis seal on 20. salmist, et ta lõi vetesse elavad olendid ehk kalad ja linnud ja ta ütles neile 22. salm ja Jumal õnnistas neid ja ütles, olge viljakad ja teid saagu palju. Ja siis sealt edasi Jumal lõi loomad ja inimese ja 27. salmist ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks ja Jumal õnnistas neid. Ja siis 2. peatükis 3. salmis ta ütleb, et ja Jumal õnnistas päeva. Jumal õnnistas ühte aega, et see oleks elu toov ja elu loov. Ja see päev on püha. Ja see päev on hingamispäev. Ja heebrea keeles sabat tähendab siis, et peatumine või lõpetamine, töötamise lõpetamine, täielikult lõpetamine ja puhkamine ja ülistamine. Ja tegelikult on see, et me vahest küll, või vähemalt ma ei tea, kuidas teie, aga mina olen see, et ma võin töötamise lõpetada, aga see ketrab mu peas ikka, et mingisugused ongi need märguanded tulevad vahele ja siis ma hakkan mõtlema seda, et kuidas just see ära lahendada ja kuidas seda teha. Ja öeldakse seda, et isegi kui sa mõtled tööle, siis su ihu tegelikult tajub seda kui töö tegemisena. Nii et lõpeta isegi mõtlemine tööle, et see on siis sabat, see on hingamispäev. Ja ta on öelnud seda, et kui me peatume, kui me lõpetame, kui me puhkame ja ülistame, siis see on püha ja see aeg on õnnistatud. Ja usume me seda või mitte, siis Jumal on loonud kõik selle, mis meie ümber on. Ja ta on loonud ka päeva või aja ja Jumala looming peegeldab tema iseloomu. Kui sa vaatad ta loomingut ja kõike, mida ta on teinud, ja mitte lihtsalt nagu pinnapealselt vaatad ta loomingut, mida ta on teinud, vaid kui sa nagu lähed selle sisse ja hakkad vaatama, kuidas Jumal on kõike loonud, sa tajud seal seda, et Jumal on nii helde, ta on nii helde ja ta on hea ja kõik, mis ta on loonud, ta kannab minu eest hoolt, ta kannab sinu eest head hoolt. Ja ta on öelnud taimedele, et kandke vilja. Ja ta on loonud päeva ja öö. Ta on loonud päikese tõusu ja päikese loojangu. Ja kui me vaatame päikese tõusu ja loojangut, siis me vaatame, et see on nii ilus.
Aga kui Jumal midagi loob, siis ei ole mitte lihtsalt, see on nii ilus, vaid see on midagi palju sügavamat, see on midagi palju suuremat. Uuringud on tehtud ja on leitud, et inimese jaoks üks kõige olulisemaid valguseid on päikesetõus ja päikeseloojang. Et kui me seda vaatame, siis meie närvisüsteem rahuneb maha, meie tempo meie sees rahuneb maha, meie sees tõuseb esile lootus. Ja see on see, mida Jumal teeb. Kui ta loob midagi, siis see on palju sügavamat ja palju suuremat, kui me pinnapealselt seda näeme. Ja kõik, mis ta teeb, on täiuslik. Ja samas öeldakse ka, et kui sa oled stressis või sul on nii tihe aeg, siis mine loodusesse. Mine Jumala loomingu sisse ja see maandab su stressi. Ja kui me vaatame ka inimese kätetööd, inimese loomingut, ka siis me võime vaadata, et vau, mida inimene kõik suudab teha, et päris äge. Aga seal tuleb ikkagi see piir ette, et me vajame seda Jumala loomingut, mis on suurem kui meie. Me vajame tunda seda, et me oleme osa millestki suuremast ja millestki täiuslikust, et me oleme osa Jumala loomingust. Ja siis Jumal lõi ühe päeva, ühe aja, mis on püha ja mis on õnnistatud. Ja ma usun, et see ei ole ka lihtsalt see, et see on üks päev, mis on püha ja mis on õnnistatud, et see ei ole lihtsalt selline pinnapealne, vaid see on midagi suuremat ja midagi sügavamat, mida võib-olla me siin maa peal lõpuni ei mõistagi ja aru ei saagi, aga see on loodud selleks, et tuua elu, et luua elu. Ja Jumal on oma loomingusse või loonud sellise nädalase rütmi, kuhu kuulub paus, mis on siis täienisti puhkuseks, täienisti lõpetatud või lõpetamiseks, kõrvale jätmiseks kõigeks ja panna kogu oma tähelepanu Jumalale, et hingata, puhata ja ülistada Jumalat. Ja järjest rohkem me kuuleme ka tegelikult psühholoogide häält, kes tuletavad meile meelde, et väärtustage aega, väärtustage uneaega, väärtustage puhkamise aega. See on vajalik teie ihule, teie füüsilisele tervisele, see on vajalik teie vaimsele tervisele, see on vajalik suhetele, et oleksid terved ja elu toovad suhted. Ja sabati pidamine, kui sa otsustadki, et ma teen siin pausi. Ma teen siin korraks pausi, ma panen kõik oma mõtted ka kõrvale ja ma teen siin pausi, et puhata, et ülistada Jumalat, siis see tegelikult väljendab Jumalale usku. Et ma usun, et ma usaldan sind, Jumal, et sina kannad hoolt. Isegi kui mulle tundub, et need asjad oleks vaja kiirelt ära teha, aga ma austan seda, et see on sabat, et see on püha päev, et see on õnnistatud päev ja ma usaldan sind, Jumal, et sina kannad hoolt. Ja see on ka alistumine Jumalale, et mina ei oma kontrolli, mina ei oma seda lõpuni kontrolli, vaid Jumal, sina oled Jumal. Sina oled loonud kõik ja sina oled Jumal ja sina omad lõpuni kontrolli. Ja kui me vaatame Jeesust, mida tema räägib sabati kohta, siis lähme evangeeliumisse, Matteuse evangeeliumi 12. peatükki ja ma loen sealt esimesed 8 salmi. Tol samal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma. Aga seda nähes ütlesid variserid talle, vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval. Tema aga ütles neile, kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas,
kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa. Ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi. Või kas te ei ole lugenud seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Kas te oleksite mõistnud, kui te oleksite mõistnud, mida tähendab, ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid, sest inimese poeg on hingamispäeva issand. Ja Jeesus ütleb siin, et on suurem kui pühakoda. Ja kui ma sellele mõtisklesin uuesti sellele Jumala loomingule, kus ta ütleb, et see päev, see aeg on püha, see paik, see aeg on see paik, mis on püha. Ja Jeesus ütleb, et on suurem kui pühakoda ja tema on hingamispäeva issand. Ja see päev kuulub talle, see aeg kuulub talle, see püha aeg, see püha hetk on suurem kui pühakoda, mis kuulub Jeesusele. Ja mille issand on tema. Ühes intervjuus Dallas Willardiga küsiti talt, et kui sa peaksid kirjeldama Jeesust ühe sõnaga, siis mis sõna see oleks? Ja sa võid nüüd ise ka mõelda, et mis sõnaga sina kirjeldaksid Jeesust. Aga tema kirjeldas sellise sõnaga, mis on siis inglise keeles relaxed, ehk tõlgituna on siis muretu või pingevaba või rahulik. Nüüd ma ütlesin mitu eestikeelset sõna, aga inglise keeles oli see üks sõna. Et see on muretu. Jeesus on muretu, ta on pingevaba. Ja kui me mõtleme iseenda peale, mis oleks see üks sõna, millega me iseennast kirjeldaksime, et siis kui lähedale me jõuame Jeesusele, kuidas sa teda kirjeldaksid. Ja Jeesus esitas ka ühe kutse. Matteuse evangeeliumis 11. peatükis ja 28 salmist alates kuni 30. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Ja siin ta ütleb, et mina annan teile hingamise. Jeesus ütleb, et mina annan teile hingamise, mina olen hingamispäeva isand. Ja kui me vaatame, mis maailmas toimub, siis me tegelikult me vajame seda hetke, me vajame seda aega, me vajame seda paika, kus hingata temas, kus on rahupaik, kus me tunneme, et kõik on kontrolli all. Mina ei suuda seda kontrollida, aga ma tean seda, et kõik on kontrolli all. Kõik on Jumala kontrolli all. Ja mingis mõttes on sabati pidamine täna justkui vastuvoolu kõndimine või vastuvoolu minemine, et sa peatud täiesti, et sa panedki oma töö kõrvale, et sa vaigistadki kõik märguanded, mis tahavad tulla, et sa kustutad ära äpid, mis tõusevad kogu aeg esile ja võtavad su mõtted uuesti töölainele või tegemistele. Ja kui sa lähed seda vastuvoolu, siis pead tegema sellise teadliku otsuse, et sa teed seda, et sa elad sabati rütmi ja sa usaldad seda, et see on õnnistatud, sest Jumal on öelnud, et sabat on õnnistatud, et see on püha. Ja et see teeb midagi su sees, et see toob elu, et see loob elu. Ja see, kui ma enda peale mõtlen, siis see mõtteviis, et ma pean
kiirelt, ma ei pea, aga ma teen kiirelt ära, sest see ei võta ju palju aega, et ma teen kiirelt ühe asja ära, siis see on tehtud ja ma ikka vastan talle ja ma ikka teen seda ja nii edasi. Et ma kuidagi satun sellesse rattasse ja see tegelikult, me töötame iseenda vastu, et me hakkame iseenda vastu töötama, mis hakkab meid kahjustama lõpuks. Ja Jumal ütleb selle kohta, et pea ja pühitse sabatit. Jesaja raamatus 30. peatükis ja 15. salmis ütleb nii, sest nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli püha. Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite. Rahus ja lootuses oleks teie jõud, kuid te pole seda tahtnud. Ja see tegelikult nii hästi kirjeldab inimloomust või inimest, et kuigi Jumal on öelnud, et see on hingamispäev, see on sabat, see on sinu jaoks tehtud, et sa saaksid puhata, et sa saaksid hingata, siis millegipärast me valime ikka selle teise tee, et me kiirustame ja meil on vaja veel mingid toimetused kiirelt ära teha ja meil on veel midagi vaja kuhugi joosta. Ja me pole tahtnud seda, mida Jumal pakub meile, mida Jumal meile kingituseks annab, et see on hingamispäev, see on puhkamise päev. Ja hingamispäev ei ole lihtsalt vaba päev. Minu jaoks on hästi oluline see, mis sõnadega ma mõtlen, sest kui ma mõtlen, et mul on vaba päev, siis see kuidagi on lihtne, et kui mul on vaba päev, siis ma teen kõik muud toimetused ära. Ma vahepeal mõtlesin niimoodi, nii hea, tuleb 2 vaba päeva, siis ma saan kõik töö ära teha, mis ma ei jõudnud nädala sees teha. Et see siis ma saan rahulikult teha, keegi ei sega mind. Aga kui ma ütlen, et see ei ole lihtsalt vaba päev, hingamispäev ei ole vaba päev, vaid see on sabat. See on püha päev, see on õnnistatud päev. See kuulub Jumalale, mille issand on Jeesus. Siis see teeb midagi mu mõtteviisis, et kui see kuulub Jumalale, mina ei ole selle päeva issand, mina ei saa otsustada, mis ma sel päeval teen, vaid Jumal on see, kes ütleb, et see päev on puhkamiseks. See on õnnistatud päev ja sa pead peatama, sa pead lõpetama, siis see midagi teeb mu mõtteviisis, et teistmoodi. Ja see sabat on kingitus. Et millegipärast on meil raske vastu võtta seda kingitust, mis on minu arust päris, kui sa hakkad mõtlema, et päris äge kingitus, sa saad ühe puhkuse, ühe hingamise, ühe õnnistatud hingamise ja see on kingitus, see on Jumala heldus. See on õnnistatud aeg, mis tervendab meid. Ja see on ka püha aeg, see on aeg, mis hoiab meie südant. Kui Vanat Testamenti lugeda, siis seal tuleb kogu aeg esile seda, et ei ole pidanud kinni sabatist oma kangekaelsuse tõttu. Et me oleme südamelt kanged ja sellepärast me ei pea sabatit. Ehk siis, kui me peame sabatit, siis see teeb midagi meie südamega. See valvab meie südant, et see oleks pehme Jumala ees, sellepärast et me alistume Jumalale. Me näitame talle oma usku, et jah, Jumal, sina kannad hoolt. Jah, Jumal, sina oled see, kes valitseb. Mina ei ole Jumal, sina oled Jumal. Ja sina omad kontrolli. Ja kui me vaatame Jeesuse eeskujule, mida me tegelikult oleme terve see hooaeg ka teinud ja neid erinevaid teemasid, mida me oleme läbi käinud, siis minu jaoks on seal esile tulnud seda, et kõik nende läbi teemadega, mida Jeesus meile eeskujuks näitas, on see, et kui me neid oma ellu rakendame, siis see valvab tegelikult meie südant, see hoiab ja kaitseb meie südant. Et kui oluline on see, et me ei jääks üksi isoleerituks, vaid et me oleksime inimestega koos, et me jagaksime ja kasvaksime koos teiste inimestega. Ja et me laseksime läbi teiste inimeste siis tulla Jeesusel meie jalgu pesema, meie südameid pesema.
ja puhastama, et me jagaksime inimestele seda, mida Jumal on teinud, seda headust, mida Jumal on teinud. Ja kui oluline on mitte jääda oma muredesse ja ärevusse, vaid kui oluline on minna Jumala ette ja tuua kogu oma mure ja ärevus Jumala juurde koos tänu ütlemisega. Kui oluline on võtta iga päev aega, et minna Jumala juurde ja rääkida temaga ja kuulata teda. Ja kui oluline on võtta aega, et paastuda, mis aitab meil navigeerida läbi elutormide, eluolukordade, mida me võib-olla ette ise ei näe. Ja kui oluline on iga päev võtta aega, et lugeda sõna ja minna alandlikult Jumala sõna sisse ja kõndida seal koos Jeesusega ja küsida küsimusi ja uurida seda ja lasta Jumala sõnal uurida meie südant. Ja tegelikult ma väga soovitan võttagi kas suvel neid hetki, kus sa vaatad uuesti neid jutluseid üle. YouTube'is on meil kõik need üleval, et sa leiad need sealt ülesse ja mõtisle neid koos Jumalaga, et Jumal, kuhu sina mind kutsud? Mis teemaga sa tahad minu elus tegeleda ja rääkida? Sest see on oluline hoida meie südant, et see oleks pehme Jumala ees, et me ei muutuks kangekaelseteks. Ja sabat on samamoodi midagi, mis hoiab meie südant. Corrie ten Boom on öelnud, et kui hingevaenlane ei saa meid muud moodi kätte, siis ta teeb meie elu kiireks. Aga kui sa nüüd sellele mõttele hakkad rahulikult mõtlema, siis see on päris tõde. Sest kui me oleme väsinud, kui me oleme kiired, kui meil on kiire, siis meil ei ole aega kuulata Jumalat, meil ei ole aega võtta seda pausi oma rütmi osaks, meil ei ole aega, et armastada Jumalat ja veel vähem on meil aega, et armastada inimesi, sellepärast et siis nad ajavad meid täiega närvi, kui me oleme väsinud ja meil on kiire. Aga Jumal ütleb, et puhka, hinga ja sealt tuleb esile Jumala õnnistus, see elu, et me saaksime armastada Jumalat ja inimesi meie ümber, nii nagu iseennast. Ja meie ihu ja hing ja vaim annavad meile märku, kui me ei ole võtnud aega sabatiks. Seda ma olen kogenud ise ja arvatavasti on siin ka veel teisi, kes seda on kogenud, et meie ihu, meie hing ja meie vaim, meie lähisuhted, need annavad märku, kui me ei ole võtnud tõsiselt seda kutset, et olla osa Jumala sabatist, et võtta ja teha see päev pühaks, nii nagu see on Jumala poolt loodud. Markuse evangeeliumi 2. peatükis ütleb, et hingamispäev on seatud inimese jaoks. See on meie jaoks tehtud, see on meile kingitus. Ja see on meile meeldetuletus ka, nii nagu ma juba olen siin öelnud mitmeid kordi, et see on meeldetuletus meile, et meie ei oma kontrolli, et Jumal on Jumal ja tema omab kontrolli. See on see, et ma lasen lahti, isegi kui on raske lahti lasta. Ma lasen lahti sellepärast, et ma tean, et Jumal on hea ja tema on looja ja tema on kõik teinud ja tema teeb lõpuni hästi. Ja sellepärast, et ma usun ja usaldan seda, et kui Jumal on midagi loonud, siis see on midagi palju suuremat ja midagi palju sügavamat. See päev on õnnistatud ja see õnnistatud ei ole lihtsalt selline üks sõna, vaid seal on midagi suuremat sees, mida Jumal tahab meile anda, et me oleksime sellest osa. Ja kui me loeme ja vaatame, või kui ma lugesin ja vaatasin, mida Jeesus sabatipäeval tegi, siis seal oli erinevaid asju, mida ta tegi, aga mulle tõusis üks asi kogu aeg esile, võib-olla sellepärast, et see teerada, kus ma käisin, oli selline. Aga suur osa Jeesuse tervenemistest oli sabatil.
Ja ma isiklikult usun, et see ei ole juhus, et see on niimoodi kirja pandud ja ma usun, et see ei ole juhus, et Jeesus seda tegi, vaid ma usun, et see näitab seda, et sabat on tervenemiseks. Ja ma loen nüüd mõned need kohad sealt evangeeliumitest ette, et kes tahab kaasa lugeda, siis lähme. Luuka evangeeliumi 4. peatükis ja 31. salmist. Ja Jeesus tuli alla Kapernauma, Galilea linna ja õpetas neid hingamispäeviti. Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest tema sõnal oli meelevald. Ja sünagoogi tuli inimene, kellel oli rüve vaim. Ja see kisendas valju häälega, mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. Ja Jeesus sõitles teda, jää vait ja mine temast välja. Ja kuri vaim paiskas mehe nende keskele maha ja läks temast välja ega teinud talle mingit kahju. 38. salmist. Aga Jeesus tõusis püsti, lahkus sünagoogist ja tuli Siimona majja. Siimona ämm oli aga haige, kõrges palavikus ja nad palusid Jeesust teda aidata. Ja Jeesus astus tema peatsi juurde ja sõitles palavikku ning see lahkus temast ja naine tõusis otse kohe üles ja teenis neid. Luuka 6. peatükk ja 6. salmist alates. Aga see juhtus ühel teisel hingamispäeval, kui Jeesus läks sünagoogi ja õpetas. Seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud, aga kirjatundjad ja variserid varitsesid teda. Kas ta peaks tegema terveks hingamispäeval, et leida põhjust tema peale kaevata? Ja Jeesus teadis nende mõtteid ja seepärast ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi. Tõuse püsti ja astu keskele. Too tõusis ja jäi seisma. Jeesus ütles neile, ma küsin teilt, kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või hukata? Ja vaadanud neist igaühe peale, ütles Jeesus mehele, siruta oma käsi. Ja too tegi seda ning ta käsi sai jälle terveks. Johannese 5. peatükk ja 5. salmist. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas talle, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Ja Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli hingamispäev. Luuka 13. peatükk ja 10. salmist. Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis ja hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim 18 aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat. Luuka 14. peatükist ja 1. salmist. Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda. Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine naine ja Jeesus hakkas rääkima, ütles seaduse tundjale ja variseridele, kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi. Nemad aga vaikisid ja haiget puudutades parandas Jeesus tema ja laskis tal minna. Johannese 9. peatükist ja 1. salmist. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, nii kaua, kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha.
Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi ja ütles talle, mine pese end Siilohi tiigis. Siiloh on tõlkes läkitatu. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana. See päev, mil Jeesus tegi muda ja avastas silmi, oli hingamispäev. Ja Jumal ei muutu. Jumal on sama eile, täna ja igavesti ja ta ei muutu. Ja ta tahab ka täna tervendada. Ja ta tahab ka täna vabastada. Ja me kõik vajame tervenemist. Meie ihud, meie hing, mis on koormatud erinevate ärevustega, erinevate muredega, meie suhted, meie vaim, kui me oleme eraldatud Jumalast. Meie kanged südamed, mis vajavad Jumala poolt pehmendamist. Ja Jeesus on ikka veel hingamispäeva isand. Ja Vanas Testamendis on veel palju tuleb esile ka seda, kui räägib sabatipäevast või hingamispäevast, et tuleta meelde, et see on Jumala päev, et see on Jumala püha päev. Tuleta meelde, et Jumal tegi maailma ja kõik, mis siin on. Tuleta meelde, et Jumal on see, kes vabastab ja tervendab ja varustab. Ja tuleta meelde ja imetle seda ilu ja head, mida tema on teinud. Ja kui sa tuletad meelde neid Jumala tegusid, kui sa tuletad meelde ja vaatad seda, mida kõike Jumal on teinud, mitte lihtsalt kiiruga pinnapealselt, vaid kui sa tuletad meelde seda, siis see teeb midagi su sees. Me aeg-ajalt vaatame pilte tagasi, mis me oleme teinud ja kui me vaatame kõike seda, mis me oleme koos teinud, siis see teeb kõik nii eriliseks, kus me mõtleme, vaatame, meil on ikka päris lahe elu olnud. Ja see teeb midagi su sees, et kui sa tuletad meelde, mida Jumal on teinud su elus, siis teeb midagi su sees, ta tõstab su sees esile usu. Ja me vajame seda. Me vajame seda usku, seda lootust, et Jumal on hea lõpuni. Pastor Timothy Keller, kes oli New Yorgis pastor, siis on öelnud, et kuna maailm on täis koledusi, siis on meil vaja sabatit, et täita oma hinged iluga. See on samamoodi, et tuleta meelde seda kõike, mida Jumal on teinud. Ja tuleta meelde, et sabat on püha päev, see on õnnistatud, see on kingitus meile. See on puhkamiseks ja ülistamiseks. Ja kui sa mõtled, kui ma seda kõike olin lugenud ja mõtisklenud, siis mõtlesin, et aga mida siis teha sabatil üldse? Et mida sa siis teed sabatil? Ja ma arvan, et seal ongi hea need 2 filtrit, vähemalt ma enda jaoks mõtlesin, et need on head 2 filtrit. Et sa vaatad, kas see on midagi, mis on puhkus ja kas on midagi, mis ülistab Jumalat. Sa võid vaadata, ma tean, on erinevaid inimtüüpe, et osad on need, kui nad kuulavad seda, nii, aga ole nüüd täpsem, mida siis teha sabatil. Et see täitsa oleneb seda, et mida sulle meeldib teha. Mis on sinu jaoks puhkus? Kas sa loed raamatuid või sa lähed õue jalutama? Lähed loodusesse, tähistad ja tunned rõõmu koos oma perega, sõpradega ja tuletate koos meelde seda, kui täiuslik on kõik see, mida Jumal on teinud. Tuletad meelde seda, kui ustav on Jumal olnud teie elus ja tuletad meelde seda, kui hea on ta sinu elus olnud ja sinu eest hoolitsenud. Tuletad meelde seda, kuidas tema sõna on sind vorminud ja sind kandnud. Ja tuletad meelde seda, et Jumal, mul tõesti ei ole head ilma sinuta. Ja kindlasti sabat ei ole midagi, mida panna to-do listi, et veel üks asi, mida teha. Nüüd on veel üks asi, mida ma pean hakkama tegema. See ei ole kindlasti see üks asi juures, mida ma pean hakkama tegema, vaid sabat on kingitus. See on kingitus ja see on kutse hingamisele, see on kutse vähem tegemisele ja see on kutse lahti laskmisele ja usaldamisele. Psalmides on üks laul, hingamispäeva laul.
92. Ja ma loen esimesed 6 salmi. Psalm 92. Lugu ja laul hingamispäeval. Hea on tänada Issandat ja mängida sinu nimele kõige kõrgem. Hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust. 10-keelsel pillil ja naablil kandel mängidest, sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega. Ma hõiskan sinu kätetööde pärast, kui suured on sinu teod, Issand. Väga sügavad on su mõtted. Ja see psalm on selline, mis on hea võtta kaasa oma hingamispäeva ja alustada sealt, hakata selle üle mõtisklema ja käima koos Jumalaga selle salmiga. Millegipärast meie inimestena omame sellist illusiooni, et me vajame kontrollida oma elu ja midagi veel, et me tahame omada kontrolli. Aga tegelikult on see üks suur illusioon, et me omame kontrolli oma elu üle. Ja see reaalsus tuleb siis, kui su tervisega midagi juhtub. Et siis sa saad aru, et ma tegelikult ei oma mingit kontrolli oma elu üle. Et ainult Jumal omab kontrolli lõpuni. Ja sabat on meie südame valvaja. Et meie ei oma kontrolli, et Jumal omab kontrolli. Ja see on tegelikult päris oluline, sest kui sa mõistad lõpuni seda, et mina ei oma kontrolli, et Jumal on see, kes omab kontrolli, siis see võtab su pealt ära koorma, mis ei ole kunagi mõeldud meie kanda. See ei ole kunagi mõeldud meie kanda, vaid see on alati mõeldud Jumala kanda. Ja see on usalduse väljendus, tema on hea. Ja sabati pidamine, kui sa hakkad sabatit pidama ja võib-olla sa juba pead ja sa tead seda kõike, siis sabat seab su nädalale rütmi. See seab su elule rütmi. Ja sabat on paus, mis kannab. Ja mida rohkem sa seda harjutad, seda paremini see paus kõlab. Ja seda terviklikumalt su elu kõlab. Mõned aastad tagasi, või mitte mõned aastad, mõne aeg tagasi, ma nägin ühte videot, mis oli hästi kõnekas minu jaoks. Ja seal rääkis sellest, et kui Jumal lõi taimed, siis ta ütles maapinnale, maast tärgaku. Ja kui Jumal lõi kalad, siis ta rääkis veekogule, et vesi kihagu. Ja kui Jumal lõi inimese, siis ta ütles iseendale, tehkem inimesed oma näo järgi. Ja kui sa võtad taimed mullast välja, siis üsna varsti nad surevad. Ja kui sa võtad kalad veest välja, siis üsna varsti nad surevad. Ja kui inimene elab ilma Jumalata, siis ta elu siin maa peal ühel hetkel lõpeb. Ja tal ei ole igavest elu koos Jumalaga. Ja ma arvan, et see on üks asi, mida Jumal on minu sisse nii tugevasti pannud, et ükskõik, mis teemast ma räägin, siis ma ikka jõuan selleni. Ja ma ei saa seda jätta ütlemata, et kõige olulisem siin elus on sinu ja Jumala vaheline suhe. On meie ja Jumala vaheline suhe. See on kõige olulisem. Ja kui sa oled seda pikka juttu nüüd kuulnud, ja sa tunned, et sinu ja Jumala vaheline suhe vajab tervenemist, siis võta see hetk ja palveta ja ütle Jumala, Jumal, sina oled maa ja taeva looja, sina oled minu looja. Ja ma usun, et Jeesus tuli maa peale ja suri ka minu pattude eest ja tõusis ellu, et ka mina võiksin elada koos sinuga igavesti. Sellepärast ma palun, anna andeks minu patud. Ja ma tahan edasi elada koos sinuga. See on selline lihtne, väike palve, mida sa saad öelda Jumalale oma sõnadega. Ja kui sa seda teed, siis see ühendab sind taas Jumalaga. Ja kui sa oled seda teinud täna või lähipäevil, siis ära jää sellega üksi, vaid leia keegi, kellega seda otsust jagada. Ja tule kogudusse ja kasvame koos. Ja kui sa tunned, et Jumal on sind kutsumas hingamisse,
kui sa tunned, et Jumal on kutsumas sind ja esitamas sulle kutset, et siin on kingitus, siin on hingamispäev, siin on sabat, siin on üks püha päev sulle, mis on õnnistatud, siis ma usun, et see on tervenemiseks. Ma usun, et see on meie tervenemiseks. Siis võta see hetk Jumalaga ja võta vastu see kingitus. Ja ütle püha vaimule, et Jumal, püha vaim, tule. Tule püha vaim ja hinga meie üle. Tule püha vaim ja õpeta meid pidama seda päeva pühaks, mille sina oled loonud pühaks. Ja lõpetuseks loen Jesaja 58. peatüki ja 13. salmi. Kui sa hingamispäeval seisatad, ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib. Kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja issanda püha päeva austusväärseks, ning austad seda, ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi oma kasu ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu issandast. Amen.